Kas pensionäride ja laste tasuta sõit maakonnaliinidel kaob? Seda pole siiani ametlikult otsustatud, kuid võimalik vastus läheb järjest segasemaks. Jaanuari algul ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et maakonnaliinidel tuleb kõigile pilet. Ka praegu kõlab temalt, kui liine kärpida ei taheta ning riigieelarve niigi pinges, siis ainus kolmas võimalus ongi piletitulu juurde tekitada. Valikuid on ühistranspordis täpselt 3. Üks on riigieelarvest doteeringu mahtu suurendada, sest et tõusevad kulud, suurem osa kuludest, bussitranspordis 40% on bussijuhtide palgad, 30% on kütuse hinnad, 30% on siis ülejäänud kulud, et need paratamatult tõusevad. See on üks variant, teine variant on arutada omaosaluse kehtestamise üle ja kolmas variant on liinivõrgu kokku tõmbamine, et midagi peab nendest 3 valikust langetama. Ta on erinevates intervjuudes 2 kuu jooksul rääkinud kuupileti hinnast 20, 10, 1 ja ka 0 eurot. Eile rääkis 5–10 eurosest kuupiletist ministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais. Seega oleks asi nagu kindel. Piletist kõigile pole ministeeriumi arvates pääsu. Selline ettepanek valitsusele tehakse. Aga võta näpust. Peaminister Kristen Michal on juba otsustanud, et ei hakka ministeeriumi ettepanekut ja arutelu valitsuses ära ootama, vaid teatas Facebookis, et mingit piletit ei tule. See teema olevat avalikult juba läbi arutatud ja piletiettepanekud märk sellest, et ametnikke ei huvita, mida peaminister ütleb. Michali paremkäsi Riigikogus ütleb, et arutame tervikut, kui ettepanekud tulevad, aga pilet ei lahendaks probleeme. Ma ise ootaks seda, et selle asemele, et ametnikud keerutavad sellist tolmu ja paanikat üles, pigem ettepanekuid lahendusteks, et kuidas siis ühistransport teha kiiremaks, kvaliteetsemaks, kuidas buss jõuaks täpselt ühest kohast sinna, kus vaja on õigel ajal, et pigem ootaks seda poolt. Opositsioon teeb toimuvast järelduse. Valitsus ei toimi ning peaminister olevat paanikas. See tähendab seda, et Kristen Michal kardab. Et see Reformierakonna paanika oma madala reitingu juures on läinud nii kaugele, et valitsuses ei saa mitte ükski minister enam ühtegi kokkulepet ellu viia, vaid Kristen Michal peab püüdma näidata, et ei, Reformierakond on ikka kõigi inimeste poolel ja jumala eest me mitte midagi ei tee. Aga see viibki sinna, et see valitsus ei tee mitte midagi. See on näide sellest, kuidas Kristen Michal on kõik seisma pannud. No vähemalt 2 kriisi on praegu valitsuses. See on kommunikatsioonikriis ja suuremas plaanis poliitiline kriis. Et valitsus täna annab järjekordse signaali, et sisulise valitsemisega keegi ei tegele. Et keegi ei saa aru, mis nagu toimub. See kaos ootab Eestit paraku terve aasta veel ees. Et loomulikult see on ühiskonnale kehva juhtimine, et olukorras, kus riigi peaminister ütleb, et süvariik tahab seda kehtestada kuskil ametnike teel, aga peaminister võitleb selle vastu. Tähendab, et riigi poliitilised juhid ei kontrolli olukorda ja tõmblevad. Küsimus jääb, kuidas peaks minister Terras nüüd ühistransporti reformima, kui üks tema ettepanekutest on juba enne valitsusse tulekut välistatud? 3 valikut meil on ja nende ümber see arutelu peab käima, et kuidas me seda lahendame ja see ongi poliitilise otsuse koht. Praegusel hetkel meil poliitilist kokkulepet ei ole, aga me peame arutama seda tervikvaates koos mõjuanalüüsidega, et mis need valikud on ja valitsuses seda otsustama. Olgu lisatud, et Eesti Ekspressi andmetel ei tööta praegu riigisüsteem, mis saadab teateid eelnõude menetlusse lisatud uutest dokumentidest. Aga võib-olla ei olegi see enam oluline, sest peaministri Facebooki postituste teated on töökorras.